Tere päevast, kallid siinviibijad. Just pikk ja intensiivne päev on olnud selja taga. Oleme saanud väga palju lisainfot ja rohkelt detaile Euroopa Liidu rändereformi kohta. Ja seetõttu on mul lauselt öeldes väga keeruline ülesanne pärast kõiki neid põhjalikke sisukaid ettekandeid midagi huvitavat ja uut lisada. Ja mina olen ka see inimene, kes on see viimane, kes seisab teie ja lõpusõnade vahel. Seetõttu ma püüan olla võimalikult selge, sisukas ja mahtuda ette antud ajaraamidesse, kuigi ma vaatan, et me oleme oma ajakavas juba natukene ajas maas. Siin on saalis päris palju inimesi, kellega me oleme koostööd teinud, kellega või oleme koos töötanud ja kes teavad, millega ÜRO pagulasamet tegeleb, aga siin on ka mõned tundmatud näod ja seetõttu võib-olla ma paari sõnaga räägin siiski, kes me oleme ja mida me teeme. Et mina siis esindan ÜRO pagulaste ülemvoliniku ametit või lühidalt ÜRO pagulasametit, kellele ÜRO Peaassamblee on andnud mandaadi kaitsta pagulasi ja tagada 1951. aasta pagulasseisundi konventsiooni järgimine. Ja meil on siin Eestis ainult 3 inimest, aga üle kogu maailma umbes 130 erinevas riigis töötab üle 10 000 inimese. Hetkel ei oskagi öelda, mis see täpne arv on. Eelmisel aastal oli 15 000, aga kuna praegu on suured reformid nii meie agentuuris kui ka teistes paljudes ÜRO ametites, siis täpselt numbrit ei teagi, aga igatahes meie töö on väga erinev sõltuvad riigist, et mõnes riigis ehitame telklaagreid, jagame raha, oleme need, kes pagulasi dokumenteerivad ja registreerivad. Siin Euroopas ja Eestis meie ülesanded on natukene teistsugused. Pigem me pakume siin õigus- ja poliitikanõustamist, toetame varjupaiga ja vastuvõtusüsteemide tugevdamist ning edendame pagulaste ja kodakondsuseta inimeste kaasamist ja lõimumist tihedas koostöös riiklike asutuste ja partneritega. Ja meil on Eestis 3 strateegilist partnerit, Pagulasabi, Mondo, Eesti Inimõiguste Keskus. Jällegi rahaliste kärbete tõttu sellel aastal me saame ainult jätkata sellist rahalist koostööd Eesti Inimõiguste Keskusega, kes pakub pagulastele ja varjupaiga taotlejatele tasuta õigusabi. See on see, mida hetkel Eestis keegi muu ei paku. Aga me teeme ka muidugi koostööd teiste ÜRO organisatsioonidega, kes on Eestis esindatud, IOM-iga ja Maailma Tervishoiuorganisatsiooniga, WHO-ga ja siis erinevate teiste MTÜ-dega, kes on ühel või teisel moel pagulastega seotud. Oma ettekandes ma räägin 2 asjast, ma loodan, et ma jõuan sellest 2 asjast rääkida. Esimene on selline laiem UNHCR-i arvamus selle EU rändereformi kohta. Ja siis kui aega jääb, siis natukene puudutan ka seda, mida me arvame selle kohta, mis toimub paktiga Eestis ja millised on olnud meie kommentaarid välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse eelnõule. Euroopa Liidu rände- ja varjupaiga pakt on suuri muutus Euroopa varjupaigasüsteemis viimase 25 aasta jooksul ja see on nagu päriselt suur asi. Ja UNHCR näeb selles paktis reaalset võimalust suurendada Euroopa Liidu reageerimise ennustatavust, parandada vastutuse jagamist ning tugevdada valmisolekut sundrände olukordades. Liiga kaua on varjupaiga vastutus Euroopas välja näinud nii, et mõned piiririigid võtavad kõiki vastu ja ülejäänud lihtsalt ütlevad, no nii palju õnne, nüüd teie tegelege nende inimestega. Ja see ei ole õiglane, see ei ole jätkusuutlik. Öeldakse, et maailma parim poliitika ei maksa midagi, kui seda rakendatakse, alustame teisest osast, nii loen siit ja see ei ole jätkusuutlik ja pakt peab seda muutma ja see ütleb, et vastutus peab olema jagatud, et ennustatavus peab olema norm ja mitte erand ja et kaitse peab alati jääma esikohale. Nüüd öeldakse, et maailma parim poliitika ei maksa midagi, kui seda rakendatakse halvasti. Ja mul on väga hea meel näha siin saalis väga palju neid inimesi, kes hakkavad seda pakti ja seda seadust just rakendama. Politsei- ja piirivalveametis, majutuskeskuses, kinnipidamiskeskuses, kohalikes omavalitsustes ja mujal, sest just teie igapäevane töö, menetluste läbiviimine, kohanemisprogrammi korraldamine, erivajaduste hindamine, töötajate koolitamine, keeruliste otsuste tegemine on just need kohad, kus me näeme, kas pakti rakendamine on õnnestunud või ei ole. Ja seda reformi me hakkame hindama selle järgi, kuidas see töötab keskpäeval Narva piiripunktis või kell 2 öösel Piusa jõel,
kuidas süsteem töötab majutuskeskuses, kui keskus on täis, personal töötab miinimumkoosseisuga ning samal ajal saabub suurem rühm inimesi, kellel on väga erinevad vajadused. Lapsed, vägivallakogemusega naised, krooniliste haigustega inimesed. Kuidas toimib varajane haavatavuse tuvastamine kinnipidamiskeskuses, kui inimene saabub pärast pikka teekonda, on stressis ega usalda ametivõime. Kuidas see süsteem toimib siis, kui töötajad on väsinud ja kuidas see toimib siis, kui süsteem on kõige suurema surve all. Ehk siit koorubki see tõde ja seda te teate kõik, et pakt on alguses vaid sõnad paberil, aga just teie olete need, kes annavad nendele sõnadele tegelikku sisu. Nüüd räägin natukene solidaarsusest, millest rääkis hommikul härra Joosep Kaasik ja mis on muidugi väga oluline element selles reformis. Liiga kaua on vastutus olnud määratud geograafia järgi. Me julgustame liikmesriike seadma esikohale ümberpaigutamise kui kõige käega katsutavam solidaarsuse vormi. Solidaarsus ei tohi piirduda üksnes rahaliste ülekannetega, see peab reaalselt vähendama survet eesliini riikidele ja tagama inimestele tegeliku juurdepääsu turvalisusele. Me mõistame, et mõned liikmesriigid, sealhulgas Eestis, vähemalt praegu, panustavad eelkõige rahalise toetuse ja tehnilise ekspertiisi kaudu. Need panused on olulised, kuid ei saa täielikult asendada füüsilist vastutuse jagamist, mida pakub ümberpaigutamine. Kui eesliini riigid majutavad ja lõimivad inimesi samal ajal, kui teised panustavad üksnes rahastuse kaudu, siis jääb tasakaal paigast. Tõeline solidaarsus tähendab mitte ainult ressursside, vaid ka vastutuse jagamist, sealhulgas kaitset vajavate inimeste vastuvõtmist oma territooriumile. Nüüd natukene haavatavusest, millest oli ka täna juba juttu. UNHCR-i vaatenurgast on haavatavuse hindamine pakti keskne element ning selle rakendamine on otsustava tähtsusega nii kaitse kui ka tõhususe seisukohalt. Me tervitame varajase haavatavuse tuvastas mehhanismi kehtestamist, pakti laiapõhjalist arusaama haavatavusest ning selget seost menetluslike tagatistega. Samas on varajane tuvastamine vaid esimene samm. Paljud haavatavused ei ole kohe nähtavad, mistõttu on hädavajalikud pidevad ja põhjalikud hindamised. Inimene võib väliselt tunduda täiesti korras, kuid kanda endas rasket traumat. Inimkaubanduse ohver ei pruugi hirmu tõttu midagi rääkida. Vaimse tervise probleemidega laps ei pruugi osata või julgeda oma muret väljendada. Kuna automaatseid erandeid ei ole ette nähtud, lasub ametiasutustel väga suur vastutus tagada, et hindamised oleksid õigeaegsed, sisukad ja viiksid asjakohaste menetlusotsusteni. Piirimenetluse kontekstis võivad ajasurve ja piiratud teenus muuta piisava toe osutamise mõne taotleja puhul võimatuks. Seda tuleb praktikas arvesse võtta. Tulles nüüd veel piirimenetluste juurde, tunnistab UNHCR, et pakti eesmärk on suurendada korda ja ennustatavust Euroopa Liidu välispiiridel. Piiri- ja kiirmenetlused võivad täita oma rolli juhul, kui need hoolikalt sihitud, piisavate ressurssidega kaetud ja täielikult kooskõlas Euroopa Liidu ning rahvusvahelise õigusega. Nende kasutamine peab olema piiratud ja pidava hindamise all ning keerukamate juhtumite või suuremate toetusvajaduste korral tuleb juhtumit viivitamata suunata tavamenetlusse. Nüüd natukene ka sõltumatust järelevalvest või nagu meie seaduses on see siis põhiõiguste seirest. See on väga oluline aspekt. Järelevalve on pakti usaldusväärse ja seadusliku rakendamise seisukohalt hädavajalik, eelkõige taustakontrolli ja piirimenetluse kontekstis. Meenutan, et siis Eestis hakkab seda seiret teostama õiguskantsler. Tervitame nõuet luua põhiõiguste järelevalve mehhanismid. Selleks, et need oleksid tõhusad, peab sõltumatus olema sisuline, sealhulgas autonoomia personali, rahastuse ja otsustusõiguse osas ning järelevalvajatel peab olema takistuseta juurdepääs kõikidele asjakohastele paikadele, kõikidele nendele keskustele, millest täna nüüd just räägiti, ja võimalus rääkida taotlejatega konfidentsiaalselt. Piisav ressursside tagamine ning koostöö riiklike inimõiguste institutsioonide, rahvusvaheliste organisatsioonide ja kodanikuühiskonnaga on võtmetähtsusega. Järelevalvet tuleks käsitleda ennetava ja korrigeeriva vahendina, mis aitab ametiasutustel varakult tuvastada puudujääki ja teha õigeaegseid parandusi. Ja lõpetuseks üldisemast siis juurdepääs õigusnõustamine ja õigusabile. See on hädavajalik õiglaste, tõhusate ja usaldusväärsete varjupaigamenetluste jaoks, eriti pakti kiirendatud tähtaegade kontekstis. Kuigi teatav paindlikkus on lubatud, tuleks seda kasutada standardite säilitamiseks või tõstmiseks. Õigusnõustamine peab minema kaugemale pelgast üldisest teabest ning pakkuma õigeaegset ja individuaalset nõu. Õigusnõustajatel peab olema takistuseta juurdepääs taotlejatele ning määrava tähtsusega on piisavad ressursid, koolitatud personal, tõlge ja ettevalmistusaeg. Kui taotlejad on nõudekohaselt informeeritud ja toetatud, toimivad menetlused paremini, otsused on tugevamad ning vaidlustusi vähem. Need on nagu
need on sellised põhimõtted, mis kehtivad nii Eesti kui ka teiste Euroopa Liidu liikmesriikide kohta, mida minu kolleegid siis Brüsselis ja Genfis on kirja pannud ja siis millele me tugineme. Nüüd, kui rääkida Eestist, siis ma eelkõige sooviksin siin kohal tänada Siseministeeriumi selle eest, et olete andnud meile võimaluse ka omapoolsed kommentaarid teile esitada. Olete ka väga paljusid kommentaaridega arvestanud ja kajastanud neid uuemas seaduse eelnõu versioonis, ka seletuskirjas. Ja erilised sõnad lähevad muidugi Annelile ja kogu tema tiimile, et ma ise olen kunagi töötanud ministeeriumis, olen kunagi tegelenud natukene selle seadusandlusega. Ma tean, kui keeruline protsess see on, et kuigi Joosep kiiresti ütles, et 100 lehekülge, 300 lehekülge seletuskirja, tegelikult see on meeletu töö, mis sai tehtud väga väikse inimeste rühma poolt, kuna mina töötan siis sellises regionaalses kontoris, mis kattab Põhjala ja Balti riike, siis ma tean, et mõnedes Põhjariikides on selleks, et seda seadusandlust üle võtta, palgatud kümned ja kümned inimesed. Meil kahjuks sellist asja ei toimunud ja kõik tõesti oli 1-2 inimese õlgade. Ma loodan, et Siseministeeriumi juhtkond seda ikkagi ka väärtustab ja siis paneb tähele, et selline suurepärane töö oli tehtud väga väikse ja väga lühikese aja jooksul. Aga kui rääkida siis meie tähelepanekutest, siis jah, nagu ma mainisin, väga paljud nendest on inkorporeeritud ja on need probleemid lahendus leidnud. Võib-olla ma tooksin välja siiski paar nüanssi, kus võiks veelgi paremini teha. No, näiteks laste kinnipidamine. Et eelnõu sätestab õigesti, et lapsi võib kinni pidada ainult erandlikel juhtudel. Samas lisatakse paar põhjust, miks siiski kinnipidamine võib olla alaealise parimates huvides. Aga siinkohal ma toon välja seisukoha, mis on mitte ainult UNHCR-i seisukoht, aga ka UNICEF-i ja UNICEF-i, meil oli selline ühine seisukoht selles küsimuses, et laste kinnipidamine ei ole kunagi lapse parimates huvides ning lapsi ei tohiks kinni pidada rändega seotud eesmärkidel. Et see on see seisukoht, mille eest me seisame ja mille juurde me jääme ja me peame tagama, et lapsi ei peeta kinni ning et me pigem investeerime selliste hoolduslahendustesse ja kinnipidamise alternatiividesse. Siis ütlen ka mõned sõnad lõimumisest, et see on ka üks valdkond, kus ma ise olen töötanud päris mitu aastat ja see on väga südamelähedane teema, et see on suurepärane, et sellised varajased lõimumiskohanemisprogrammid on plaanis siis hakata plaanis pakkuda juba asüülitaotlejatele. Samas on siiski üks moment, mida me näeme, et seaduseelnõu näeb ette, et kaitsesaajad võivad olla kohustatud hüvitama keeleõppekulud, kui nad ei saavuta ette antud ajaraami jooksul nõutavat keeleoskuse taset. Et me kõik teame, et eesti keeleoskus on väga oluline ja see on tõesti eduka lõimumise tingimus ja me oleme ka lugenud seletuskirjast, et ilmselt seda ei hakata kunagi võib-olla rakendama seda sätted, aga siis võib-olla ongi lihtsam seda mitte sinna sisse panna ja pigem keskendudagi sellistele positiivsetele motivaatoritele, aga mitte ähvardustele ja selge see, et taotlejad on selline väga haavatav grupp, neil on olnud raske teekond ja võib-olla mitte kõike suuda kohe selle ette antud aja jooksul keele omandada, aga üldjuhul jah, see on selline aspekt, millele tahaksin tähelepanu pöörata. Siis ma arvan, et ma siin kohal lõpetan, et võib-olla kui on küsimus, siis ma vastan küsimustele ja vaatame, et võib-olla sealt tuleb veel mingi teema, mida ma ei ole veel puudutanud. Ja. No küsimusi on jälle juba 10. Kui tulnud päeva lõpus ind küsida ei paista olevat raugenud küll, aga võib-olla on inimesed natuke filosoofilisemaks läinud. Kõige rohkem hääli on saanud küsimus, kas poliitikakujundajad võtavad teie nõu kuulda?
Nii ja naa, mõnikord võtavad, nii nagu ma ütlesin praegu, et me teeme selliseid ametlikke kommentaare erinevatele seaduseelnõudele ja mõnikord meid kuulatakse, mõnikord mitte. Aga see ongi see demokraatlik protsess, et meil on õigus oma seisukohti väljendada. Teisel pool on õigus siis vastu vaielda ja kas nõustuda või mitte nõustuda. Et siiski ma ütleks, et meie koostöö siin ametivõimedega on palju parem kui näiteks mõnes teises Euroopa Liidu liikmesriigis. Kuidas tagada, et riik suhtuks ümberpaigutamisse inimlikult ja empaatiliselt, mitte ei oleks nõus vastu võtma vaid teatud profiile? Kas see oleks üldse vajalik või ongi hea, kui võtame vaid nii-öelda doktoreid insenere? Ühelt poolt muidugi me teame, et tööturg vajab doktoreid ja insenere, aga samas me peame siiski mõtlema ka nende peale, kes ei ole doktorid ja insenerid, vaid kes peavad põgenema oma kodudest sõda tõttu või sellepärast, et neil sealt kiusatakse taga, kui inimene on teisest regioonist või kuulub LGBT kogukonda ja meil on selline humaanne vastutus nende inimeste eest, et me oleme, me räägime Eestist, me oleme liitunud selle või alla kirjutanud konventsioonile ja meil on kohustused nende inimeste eest. Seetõttu me peame leidma selle kuldse tee, et ühelt poolt me aitame neid, kes vajavad abi ja siis mingil moel motiveerima tuleme siia neid inimesi, kes võiksid olla kasulikud meie ühiskonnale, aga ka nendest inimest, kes ei ole praegu advokaadid ja arstid võivad ju saada ka väga head ühiskonna liikmed, kui me anname natukene tuge juurde ja lõimime, anname need teadmised ja oskused, mis on meile vajalikud. Tihti jääb mulje, et Eestis on halvasti kõik halvasti migrantidega või on miskit hästi ka ÜRO pagulasameti arvates? Me üldse ei arva, et meil on kõik halvasti. Et muidugi meil on kitsaskohti, meil on probleeme, me oleme nendele probleemidele juhinud tähelepanu ja pidevalt me käime, monitoorime, mis on see olukord piiri peal, majutuskeskuses, kinnipidamiskeskuses. Me oleme väga pingsalt jälginud see, mis toimub Ukraina põgenikega siin Eestis ja näiteks kui me räägime sellest grupist, siis võib öelda, et Eesti on väga hästi hakkama saanud. Kui me jällegi võrdleme ennast teiste riikidega, meil on väga kõrge protsent nendest inimesed, kes on tööturul ehk kes töötavad ise ja ei saa sotsiaaltoetusi, vaid ongi iseseisvad. Meil peaaegu kõik lapsed käivad koolis, meil väga paljud ukrainlased on omandanud keele. Nii et meil on, mille üle uhke olla ja meil paar aastat tagasi käis siin kohal ka meie tollane ülemvolinik Filippo Grandi ja ta ka väga kiitis Eestit selle eest, mida Eesti ühiskond on teinud. Eesti riik on võtnud seisukoha, et ei osale põgenike ümberasustamisel ja paigutamisel. Milline on ÜRO pagulasameti seisukoht siin? Kas ta nõustub sellega või plaanib miskit ette võtta sellise poliitika muutmiseks? Meie oleme oma seisukoha avaldanud, aga härra Filippo Grandi on avaldanud kohtumistele ministritega ja ametnikega, et me siiski arvame, et see oleks väga õiglane ja üldiselt ma arvan, et me oleme vastu võtnud nii palju Ukrainast pärit inimesi, oleme sellega väga hästi hakkama saanud ja ma arvan, 100 või 10 inimese vastuvõtmine kusagilt mujalt ei oleks väga suur koormus süsteemile. Samas me sellega näitaksime solidaarsust teiste riikidega, et juhul kui meil siin Eestis peaks midagi sarnast juhtuma, meil on väga etteaimamatu naaber, me ei tea, mis seal võib juhtuda, aga ei ole välistatud, et ka kunagi Eestisse hakkavad tuhandetes inimesed saabuma, et siis me ootaksime ju teistelt riikidelt solidaarsust. Seetõttu siinkohal me ei nõustu ja me jätkame oma seda mitte nõustamist ja võib-olla kunagi õnneks Eesti on demokraatlik riik, et meil on valimised ja poliitilised seisukohad muutuvad, et võib-olla kunagi see seisukoht muutub. Kas te uues paketis ohte ka näete? Uues paketis, nii nagu ma ütlesin, et selle paketi juurutamine ehk rakendamine on kõige olulisem ja paberi peal kõik võib olla ja tore ja ilus ja hea, aga samas kui seda õieti implementeerida või tehakse mingisugused vigu selle rakendamises, see võib nagu tuua tagajärgi. Nii et kindlasti võib seal leida veel ohte, et on, aga ja võib-olla mõnede aspektidega me ei ole päris nõus. Nagu ma ütlesin, näiteks see, et laste kinnipidamine on nagu üldiselt ei ole keelatud, vaid on teatud juhtudel lubatud.
aga pigem UNHCR näeb, et kui hästi rakendatud, siis sellest võib saada selline edulugu. Ja üks praktiline küsimus veel. Kui PPA hakkab tulevikus korraldama õigusabi, siis kas ÜRO pagulasamet jätkab praeguse õigusabi toetamisega partneri kaudu? Ei ole välistatud, et mingil määral me jätkame seda koostööd, aga eks sõltub sellest, siis me ei ole seda hanget näinud, et mis mahus ja kellele ja kuidas, et võib-olla seal jätkuvalt praegu ka üks asi, mida ma ei toonud välja, et teatud juhtudel võib-olla riik saab keelduda tasuta õigusabist ja võib-olla sellistel juhtudel saab näiteks meie partner appi tulla, aga see veel, ma arvan, selle aasta jooksul siis loksub paika, et mis mahus ja kuidas meie jätkame tööd selles valdkonnas. Pakuks korraga võimalust mikrofoni veel haarata. Kas on mõni mikrofoni haaraja või ütleme äkki Olga Sõtnikule aitäh